No, nüüd Rally.ee meeskond on jõudnud järgmisesse garaaži, kust on aetud välja 2019. aasta meistri Andre Mõttuse. Tere, Andre! Tervist! Autoklassis Kass 51-52, kes läheb ka täna väikest proovisõitu tegema, kuna nädala pärast hakkab ohekatku etapp. Ja räägimegi siis sellest, kui valmis sa nüüd omast arust ohekatku etapiks oled ja kindlasti seal ikka osaleda. Jah, et plaan on kindlasti osaleda, et see aasta nii sõita Eestikat kui Baltikaid. On 2 plaani võetud selleks aastaks. Natuke suuremad plaanid kui eelmine aasta. Jah, no proovime 2 asja võrrega, kui jõuab. Et on küll tihe graafik, et siin üle nädala hakkavad sõidud olema. Et püüame siin... Kiireks läheb, aga ütleme nii, et kui auto hästi vastu peab ja mingid väga suuri pinkas sisse viska, siis jah, proovime see aasta Baltikat ja Eestikat mõlemad ka sõita. Ja mitte lihtsalt sõita? No ikka võidu sõita ikka pigem ütleks nii. Ja võidu peale sõita? Jah, tahaks ikka, kes ei tahaks sõita. No kõik tahavad. Ma siin Mait Mäesaare ja Taio Aasarohuga ka rääkisin, nüüd räägin sinuga ka samadel teemadel. Kui palju sa nüüd selles vahes peale viimast eelmise aasta etappi oled nokitsenud auto kallal? No talvel sai natukene mootorid repulti tehtud, saaled ja niisugused rõngad ära vahetatud ja nipet-näpet tehtud, et lihtne kerge ressursi taastamine. Ja eelmise aastast enam-vähem toimis ja mina toimunud asja ei hakkaks näppima. Et määtsedki kardinaalseid muudatusi sa sisse ei viinud? Ei, kindlasti mitte, et lihtsalt käisin... Kuluosad käisin üle ja vaatasin, et oleks korras ja ütleme nii, et... Täna proovid autot? Kindlasti. Sellest me teeme veel eraldi lõigu. No, loodame. Vaatame, kuidas see asi toimib. Aga nüüd räägime ohekatku rajast kui sellisest. Kui tuttav või võõras see ohekatku sulle on? Selle, et seal on sõidet, me ei räägi kuupäevadest, seal on sõidetud väga ammu. Mina olen sõitnud seal kunagi Kass 53-ga. Ja ütleme nii, et mul see kõige paremini läinud, ma finaali saanud, aga seal tookord oli see rallikrossi formaadis üldse. Mitte autokrossi? Ta oli tookord oli ta üldse rallikrossi formaadis, nii et sõitsime 1-3 segi läbi, vastavalt aegadele pandi meid starti ja siis finaali ma ei tookord ei pääsnud, ma mäletan, et eks seal mul oli üks esimest sõit ja võib-olla ohekatku üldse. Iseloomusta ohekatku rada? Ta on ju karjäär? Jah, ütleme nii, et seal on mõnegi hüpped. Ta on võib-olla sarnane kohati isegi Vasalemaale, küll aga pinnasega rada. Ei ole lompe? Lompe ka hea. No võib-olla kui palju kasutatakse. No jah, aga selliseid nagu karjääriauke veega ohekatkus minu teada ei ole. Ei ole, aga ütleme nii, et seal on ka seal, ütleme, et stardisirgest tagasi on üks süke, kus ikka võtab kindlasti rattad maast lahti ja minu arust on isegi teine koht taga, kus enne seda vasakut pööret on hüppe. Vanasti oli, ma ei tea, 10 aastat tagasi. No kes teab, palju teda nüüd ümber on? Aga ootused on suured. No loodame. Et loodame, et ei pea oma tiimi alt. No vaata, selles mõttes ta ongi nagu kõikidele, kes on sõitnud, kes ei ole, aga ta on võrdselt võõras ja uus. Keegi ei tea, mis seal on ümber ehitatud. Seda kindlasti. Kui palju võib ohekatkul segada tolm, kui sellised ilmad nagu praegu kuumad ja kuivad jätkuvad? Jah, et ütleme, et eks see tolm on kindlasti seal jah, et ega päris silmurutus peast sõita ei saa, et ega see läbi kindlasti ei sõida, nii et ta on ikkagi mõistuskivini alla peama. Ja kivine? Ta ikka seal oli, jah, ega ma ei oska nüüd öelda, ma mäletan, et seal mingid teatud kohtal tekkis ikka päris suured augud kunagi mäletan. Et läheb ikka nagu auku ka lõpudele? Läheb auku võtta päris sile, aga selline nagu Vasalemma. Aga ta ei ole pehme? Ta on siuke, ta võib-olla, kui vana Tammsalu rada keegi mäletab, siis siuke kõva põhjad alt ja siuke pinnasine rada. Aga see tähendab seda, et ta peaks suht kiire rada olema? Kiire kindlasti. Et selles mõttes kiirused peaks seal olema okeid ja vaatemängulisest nagu publikule just kiiruse poolest peaks nagu olema. Ma usun kindlasti. No sealt peaks olema ikkagi nii, et nagu just Miltonist 90% ei näed rada. See on selles mõttes väga hea vaadata rada ka. Kindlasti. Et on huvitav. Ja. Ma usun, et me teeme veel testist mõned lõigud. Loodame. Et me kindlasti Smiltenes kohtume. No loodame. Et läheb sul ka Smiltenes hästi. No paremini veel ennast äkki. Kui siin räägiti siin teiste meestega ka, äkki sa ka natukene avalikustad selle aasta oma plaane. Sa tahad ikka, jutt oli, et 2 sarja, et sa loodad nagu sõita ikkagi kõik etapid. Plaan on. Praegu küll, jah. Selle võrra on kindlasti ka sinu fännidel põnevam. No ma loodan. Ja ma loodan, et sa saavutad väga head kohad.
No püüan, annab oma parima. Ralli.ee loodab sama. Hetkeks täname intervjuu eest ja kohtume varsti testile. Aitäh!